Ma arvan, et meil on ses võtmes arenguruumi. Et ma olen ise oma praktikas tunda saanud, näinud ja ütleme, et inimesena, kes vahepeal ikka teiste inimestega ka vestleb, saanud ka kuulma, et ikkagi on täna probleeme sellega, ilmselt ka teistes valdkondades, aga ma räägin nüüd praegu spetsiifiliselt kaitsevaldkonnast, et ettevõtjad, keda võib-olla me kõige ausamaks ja eetilisemaks ei pea ja kellele me tegelikult oma moraalikompassist lähtuvalt ei tahaks maksumaksja raha anda, neid sellega premeerida, ikkagi pääsevad hankelepingutele ligi, sest et meil puuduvad riigihangete seaduses hoovad, millega neid siis õiguspäraselt hangetelt eemal hoida või sealt kõrvaldada näiteks. Sest et hankeinimestel on kindlasti hästi tuttav selline sõnapaar nagu kõrvaldamise alused. Aga need on ka niimoodi seadusega ammendavalt loetletud ja ükski hankija ei tohi mõnda pakkujat riigihankelt kõrvaldada mingisuguse jumaliku äranägemise või äratundmise alusel, et tegemist on pahalasega. Sellist alust ei ole riigihangete seaduses. See on üpriski konkreetsed alused ja need alused on ka piisavalt kitsad, et kui ettevõtte või ettevõtja ise oma peakese tööle paneb või veelgi enam mõne sellise juriidilise abimehe endale palkab, siis sealt leidub kümmekond võimalus, kuidas kõigist nendest kõrvaldamise alustest niimoodi mööda vingerdada. Et isegi kui seal mingi varasemate rikkumiste või maksuvõlgade või karistatuste tõttu on ette nähtud kõrvaldamised, siis ma ei tea, loo uus juriidiline keha või vaheta keegi juhatusest välja. Et see on nagu tegelikult selline randmeliigutusega tehtav asi, et ma arvan, et seda poolt saaks ja tuleks kindlasti järele aidata. Seda enam jah, et olen minagi niimoodi saunades ja turgudel liikudes kuulnud, et inimesed tegelikult muretsevad, et see kaitseraha võib-olla ei pruugi saada kasutatud kõige sirgemal moel siin meie vabariigis ja seda akuutsem see mure on, et just nimelt nüüd kuivõrd ajad on sellised, nagu nad on, sinna valdkonda ju tohutult läheb raha juurde. Mistap on tegelikult väga teretulnud, et Kapo ja teised jõuametid on oma pilgud ja luubid sinna ka teraselt suunanud.